Tere hommikust! Teen sulle täna siis sellise kaardiladumise, kus otsime vastust küsimusele, millele peaksid praegu oma elus keskenduma. Millele pead praegu oma elus keskenduma või millele on vaja oma elus hetkel keskenduda. Et tegu on üldise kaardiladumisega ja mõistagi ei pruugi see kõigile sobida. Aga sa võid täiesti vabalt arvestada siis sellega, et kui sul on mingisugune personaalne soov, siis siit video alt sa leiad ka lingi, kuidas siis eraladumist saada. Et need eraladumised on 2 sorti, et siin on link siis selle kohta, kus sa saad avaldada soovi, et ma teen sulle kaardi video ja saadan sulle siis personaalse video, mis on sinu küsimuste ja teemadega. Ja teine variant on siis see, et kaartidega nõustamine, kas siis vastuvõttudega Tartus või veebis, nii-öelda online'is. Aga siis selle nõustamise kohta saada eraldi sõnum, sest selle kohta mul ei ole registreerimisvormi veel tehtud, aga võib-olla see tuleb. Nii, ja täna oli siis, nagu ma ütlesin, ladumine sellisel teemal, et millele on vaja praegu tähelepanu pöörata. Teeme ladumise 3 grupis, grupp 1, grupp 2 ja grupp 3. Ma täna mingeid sümboleid ei pane. Kui sa soovid hetk aega võtta, pane pausi peale, tunneta, taju ja tee oma valik. Kas grupp 1, grupp 2 või grupp 3. Võtan hetkel need siit eest ära, millega läheb aega grupp 2 ja 3. Ja hakkame siis number 1-dega peale. Ja kaart number 1 on tulnud välja siis Jumalanna Freia. Ja kui sa näed, et siin nurgas on number 14, ehk siis tänasest ladumisest 14 päeva, 14. kuupäev, 14 nädalat ja paned tähele, siin Freial on ka 2 lõpmatuse märki. Ehk siis nüüd on vaja vaadata, et mis asi su elus siis kestab lõpmatult ja kuidas sellega toime tulla. Et Freia on siis iseenesest Skandinaavia jumalanna, kes on tulnud meile meenutama või meid hoiatama siis selle eest, et kõik võitlused, kõik asjad, millega me tegeleme, kuhu me pingeliselt pühendame oma energiat, siis see kõik ei tähenda seda, et see on lõplik. Ehk siis Freia tuletab sulle meelde, et iga lõpp on millegi algus. Ja ta tuletab, kuna ta on seotud ka sellise aktsepteerimisega või tõe tunnistamisega ja ta juhib nagu seda pilku pöörama iseenda poole, ehk siis mida sa iseenda juures võiksid praegu tunnistada, teadvustada ja aktsepteerida just iseenda puhul. Ja teine küsimus on see, et mida sa praegu oma elus võiksid endale tunnistada ja aktsepteerida, et mille suhtes sa võib-olla oled tahtnud silmi kinni hoida või kinni pigistada. Ja Freia on siis ka Skandinaavia, lisaks sellele, et ta on niisugune tõe ja aktsepteerimisega seotud, et ta on ka sõjajumalanna, mis siis samamoodi nagu toob siis seda teadmist või seda energiat, et lõpp loob uusi alguseid. Ja ta tahab sulle veel mõista anda, et pettumused ja ebaõnnestumised, juhul kui sul neid on selles mõttes nagu meie elu igapäevased osad ja neid ei tasu võtta siis läbikukkumistena, vaid pigem siis õppetundidena. Ja oluline on siis praegusel eluperioodil mitte karta, sest kõik see, mis su elus aset leiab, on ajutine. Et praegu ei ole mõtet nagu ennast süüdistada või oma madala enesehinnangu pärast nagu muretseda, et ma ei tea või ma ei oska või niimoodi. Ja samas on oluline siiski, mida see aktsepteerimine tähendab. See tähendab, et kui sa oled endast andnud parima, siis mitte midagi muud sul ei ole anda.
siis mitte midagi muud sa enam teha ei saa. Et lase siis nendel asjadel olla. Et kui sa oled endast juba parima andnud, et ei ole mõtet veel punnitada, nii et naba läheb paigast ära. Ja see, kui sa nagu alistud sellele, ehk sa teed selle osa, mis sinust sõltub ja kõik see, mis ei sõltu, sa ei hakka seda korraldama, vaid jätad selle nii-öelda saatuse hooleks, on ju. See saab siis aidata sul pöörata need valupunktid nii-öelda uuenemisele, värskendamisele, tervenemisele. Ja, et kõik see, mis võib-olla siis üks niisugune Freia niisugune lihtsakoeline sõnum on see, et see läheb mööda, et ei ole mõtet ennast nagu hulluks ajada. Siis teise kaardina on sul välja tulnud valguse vari ja pane tähele number 8 ja Freial oli siin 2 8, eks ole, sul on 3-kordne 8 ehk 3-kordne lõpmatus ja see lõpmatus justkui annab sulle ka märku sellest, et kui sa nagu klammerdud või kui sa jääd nagu punnitama, vaata Freia tuletas meelde, et tee enda osa ja lase nagu lahti, on ju. Et kui sa klammerdud ja jääd punnitama, et need olukorrad nagu jäävadki kestma, et sa ei saagi nagu nendest vabaks. Ja valguse vari on siis selline kaart, mis ütleb, et sa näed tonti seal, kus seda ei ole. Ja kui sa siit pildi pealtki näed, et taevas on sinine, rohi on roheline, et rahune maha, et see on sinu enda vari. Ehk siis see, mis sind praegu võib-olla segab või häirib või kuidagi pingesse ajab, on sinu enda pimedad kohad, pimedad alad sinu sees. Et ei ole vaja nagu keskenduda teiste muutmisele või teiste parandamisele või teistega rahulolematu olemisele. Vaid kui küsimus oli see, et millele on praegu vaja tähelepanu pöörata, siis iseendaga tegelemine on see, millele on vaja tähelepanu pöörata. Siis järgmine kaart merineitsite ja delfiinide kaardipakist ütleb, et tervenda oma südant. Nii, ehk siis sisuliselt see ka kinnitab eelmist sõnumit, on ju, et tervenda oma südant. Ehk siis tegele oma tunnetega, ka nendega, mis on mööda läinud. Võib-olla on vaja tegeleda oma sisemise lapsega ka, sest see käib ka südame teema alla, aga ei pruugi, aga südant on igasu emotsionaalne tervendus, siis ütleme niimoodi. Et tegele oma hinge ja emotsioonide teemaga. Nii. Siis järgmine kaart on selline, kus tütarlaps istub päikese loojangus ja näitab käega päikest südamesse ja kaardi sõnum ütleb, et natuke kannatust. Sinu elus sätitakse paika viimased pusletükid. Ja kõik see, mis tulemas on ja tulema peab, on selleks, et jääda. Ehk siis, kui sa lõpetad asjatu võitlemise, tegeled oma sisemaailmaga, oma varjudega, tegeled oma südame tervendamisega, oma emotsioonide tervendamisega, siis saavad need asjad kõik tulla, millest sa oled mõelnud ja unistanud. Ja siis siin on üks hirvekene ja tütarlaps ja kaardi sõnum iseenesest ütleb, et tunne, kuidas universum toetab sind ja sinu valikuid. Ja lahkus ja soojus on need, mis võidavad ja mis sinu ellu siis tulevad. Ja siin on nagu oluline see, et ainult unistamine ei too su ellu mitte midagi. See tähendab seda, et tuleb ikkagi ka siis neid häid ja lahkeid tegusid teha. Aga kuna need 2 kaarti siin ütlesid, et iseendaga tuleb tegeleda, eks ole, siis eelkõige tee lahkeid ja südant soojendavaid tegusid iseenda suhtes ja seeläbi siis suudad ka teistele nii-öelda paremat väärtust pakkuda või paremat väärtust luua, parem ema või parem kallim olla oma inimestele. Et siis nii, aga aitäh siis esimene grupp. Läheme siis teise grupi juurde, grupp number 2. Ja sinul on välja tulnud number 34, mis on mineviku jumalanna, Aine Mosiin.
ja see on nüüd selline, et kui sa vaatad seda, et number 34 ehk siis 34 päeva tänasest, 34 nädalat, võib-olla ka lihtsalt 34. number kuskil mõne maja peal või kuskil raamatulehekülje peal, et mida see minevik tähendab, et see tähendabki seda, et sisuliselt, kui see kaart tuleb välja, siis võib-olla sina oled üks nendest, kes toob oma minevikku endale takistuseks, et vaat mul oli selline lapsepõlv või mul olid need ja need asjad ja siis ma ei saanud ja siis on veel midagi. Et see kaart tuleb ütlema, et ei ole vaja mõelda niimoodi. Et kõik need sinu mineviku lood ja hetked, mis sind vangis hoiavad põhimõtteliselt või takistavad, võivad tegelikult olla hoopis sinu varanduse allikad või võivad hoopis olla nii-öelda sinu eduvõtmed, võib ka siis niipidi öelda, eks ole. Ja jällegi see mineviku jumalanna tuleb ütlema, et võta sealt minevikust see essents välja, need õppetunnid välja. Ja kui nüüd praegusel perioodil või viimasel ajal on sul meenunud mingisugused minevikus sündmused või lood või jutud, kogemused, siis kui need asjad tulevad sulle niimoodi meelde ja jäävad mõttes sinuga, siis tegelikult nendes asjades on mingisugune tuum, mida sul tuleks siis praegu nagu lähemalt uurida või vaadata, et miks on see teema endiselt sinu jaoks nagu tähtis. Ja oluline on nagu näha, et sul on elus palju valikuid. Ehk siis praegu on tähtis keskenduda oma valikutele. Et meil on valikute paljusus, aga meie piiratud mõtlemine ja piiratud mineviku kogemused nagu takistavad meil seda paljusust märgata. Ja see on nagu tordilõik, et lõikame torditükkideks, kui me näeme seda ühte tükki, eks ole, mida me tahame endale võtta. Me isegi ei pane võib-olla tähele, mis seal teiste tükkide peal on või millised need välja näevad, on ju. Et see on see selline piiratud nägemine, et tegelikult on seal teised valikud ka olemas. Ja oluline on siis see, et kui su minevikus on nagu segavaid või häirivaid asju olnud, siis praegu on nagu tähtis õppida seda minevikku nägema sellisena, et see on sulle ka midagi head andnud, leppima sellega. Ja võib-olla teadvustada seda, et sinu mälestused või arusaamised sinu kogemustest muutuvad siis, kui sa ise oled muutunud. Ja kui sa nagu saavutad sellise vabaduse, siis tegelikult tekib sul nagu elu suhtes ka selline avatus või uudishimu või valmisolek eluga edasi minna. Ja maailm muutub nagu pidevalt, et me ei tohiks nendes muutustes siis näha nagu neid pidevaid või püsivaid takistusi. Kaeva nagu sügavale, et paljastada oma alateadlikud eelarvamused ja sellised käivitajad või päästikud, et mis sind nagu emotsionaalselt reageerima panevad. Iseenesest see väljakaevamine võib olla nagu selline raske kogemus ja selline tõele alistumine või tõe tunnistamine. Et tõe tunnistamine siis selles osas, et sina ei suuda kontrollida teiste inimeste emotsioone ega mõtteid. Aga sa võiksid olla valmis tegema iseenda mõtetes ja reaktsioonides siis vajalikke muutusi. Võta oma julgus kokku ja sa tõused sellest segadusest üles. Ja alles siis sa saad ennast tunda teadlikuna, tervena, tugevana ja liikuda oma asjadega edasi. Siis järgmine kaart on tulnud välja selline, mis ütleb, et hoia positiivset energiat.
ja põhimõtteliselt on niimoodi, et see positiivse energia hoidmine tähendab ka sisuliselt seda, et vaatan, kus ma seda kaarti paremini hoidma pean, et see nagu selgem oleks. Et vaata, kellega sa nagu suhtled, et inimestena oma emotsionaalse seisundina, oma energeetilise tasemena oleme me 5 keskmise inimese tulem, kellega me igapäevaselt suhtleme. Kui sa suhtled vinguviiulitega, siis pole ka ime, kui minevik kummitab sind, et hoia positiivset energiat, suhtle positiivsete inimestega ja mõtle erinevatest situatsioonidest positiivselt, sest vaatamata nendele raskustele ja takistustele on seal ometi ka see positiivne essents täiesti olemas. Nii, siis järgmine kaart on number 29 ja see on külluse kallas. Ja siit jällegi nii nagu 34, nii ka 29, et kas 29 päeva tänasest lugemisest, 29 nädalat, lihtsalt number 29. Ja külluse kallas ütleb sulle, et sa oled peaaegu kohal ja sind saadab nüüdsest edu, küllus ja vabadus kõiges. Aga see tähendab seda, et kui sa teed minevikuga sotid selgeks ja suudad igapäevaselt oma positiivset energiataset hoida, siis sellisel juhul on see külluse kallas sul peaaegu juba käes. Või ta siis sellisel juhul avaneb sulle, et sa näed seda. Siis siin on üks kaunis liblikas, lendab peopesalt õhku. Ja see kaart ütleb, et sinu sõbrad toetavad ja hoolivad sinust, et liigu julgelt edasi, elu kannab sind kindlalt edasi ja tea seda, et kõik, mida sa väärid, kõik hea, kõikidel tasanditel juba ootab sind. Kõik hea ja külluslik juba ootab sind. Et nendes 2 kaardis on siis võti, tuletan veel korra meelde. Ja siin on üks selline beebikaart ka, mis ütleb niimoodi, et üks imeline hing on endale vanemad valinud. Elu hakkab sättima teid sellele kursile. Et kui sa oled pereplaneerimise eas, siis siin võib otsene titesõnum olla. Aga kui see ei ole praegu sinu valik olnud, siis see sündimata beebi võib olla ka siis selles mõttes nagu selline sümboolne, et sinu imeline looming tahab võib-olla sinu kaudu sündida. Vahet ei ole, mis see looming on, eks ole, see on see, mis väärtust sa siia maailma lood, et kõik hakkab sättima ja selginema ja see, mida sa lood, saab hakata siin maailmas avalduma. Mõistagi juhul, kui sa tegeled oma mineviku varjudega ja hoiad oma positiivset energiataset ja vaatad, kellega sa suhtled, kellega sa põhiliselt oma aega veedad. Nii, aitäh, grupp number 2. Sellega on teile tänaseks kõik. Läheme edasi grupp number 3 juurde. Ja esimese kaardina on siis välja tulnud helduse jumalanna Oshun. Ja see on number 38. Siin on, kui eelmistel kaartidel see jumalanna oli niisugune tõsine või natuke sõjaka näoga, et siis näeta, siin on naeratav ja selline naudisklev, mõnulev ja heldus, et kui sa mõtled, ja number 38, et nii nagu siin eelmistelegi gruppidele sai öeldud, et kas 38 päeva tänasest lugemisest, 38 nädalat või 38 päev, mis iganes asjast, eks ole, ongi 38 päeva, aga see võib olla ka majanumber, see võib olla ka siis raamatus lehekülje number ja nii edasi. Aga selline mõnus naeratus, kuldne naeratus on näos, et vaatame, mida see Oshun siis meile nagu öelda tahab. Ja põhimõtteliselt, et see kuldne naeratus, tahan kohe selle kaardi kätte, see kuldne naeratus toob nagu ette sellise momendi, et oluline on näha, ära tunda ja keskenduda sellele suuremeelsusele, piiramatule headuse ja helduse voole, mis tegelikult kogu maailmas on olemas ja mis on ka sinu elus olemas. Et see jumalanna kutsub seda nagu märkama, et märka seda rikkalikku ja heldet
heldet maailma. Ja siis no põhimõtteliselt sina ise nagu võiksid olla see helduse ja headuse kehastus, kui sa vaid seda otsustad. Ja see helduse ja headuse kehastus ei tähenda seda, et sa oled hea ja helde nagu iseenda arvelt, et teistele meelepärane olla, vaid see helduse ja headuse kehastus on nii, nagu see Jumalannagi siin kaardi peal, et ta naeratab, et sa naudid seda, kuidas sa saad olla hea ja helde. Et sinu ülesanne on anda endast vabalt, ükskõik siis, kas see on suur või väike tegu. Ja anda nii, et ilma, et teised üldse ootaksid midagi, et anda oma vabast tahtest. Ja luba nagu tänulikkusel läbida kõike, mida sa praegu teed või millega sa elus kokku puutud, olgu need siis kas või imetillukesed võimalused. Et juba see tänulikkuse kogemus võib ise olla nagu selline, mis avab su hinge või paneb sinu sees nagu midagi helisema, aktiveerib sinus midagi kasulikku ja head. Ja see, et vaatamata sellele, et sinu hinges on see heldus ja headus olemas, siis mitte keegi meist ei ole nagu kaitstud siis hirmu eest ja ka sina võid siis mõnikord langeda nii-öelda hirmu ohvriks. Et selleks, et saada midagi, võid hakata nagu muretsema või üle mõtlema, eks ole, ennast tagasi hoidma, piirama. Ja siis see kaart ütleb, et ei ole vaja üle mõelda, ei ole vaja üle muretseda, ei ole vaja ennast väiksemaks teha ega vähendada. Ole lihtsalt siiras, ehe ja jaga nagu heldelt seda, mis sul on. Ja siin ei olegi nii väga siis mõeldud neid materiaalseid hüvesid, vaid seda headust oma hingest, võib-olla seda tähelepanu, võib-olla seda mõistmist, eks ju. Ja sellisel juhul siis tasutakse sulle su heateod nagu vääriliselt. Ja võib-olla selline peamine sõnum on see, et sul ei ole vaja nagu kahelda selles, mida sa teed. Ehk siis ole kindel endas ja oma tegevustes. Ja läheme siis edasi. Siin on selline merineitsite ja delfiinide kaart, mis ütleb, et jää optimistlikuks või säilita optimism. Ehk siis see kaart ütles ka, et ole helde, et näe seda headust ja külluslikkust ja sellist võimalusi, isegi kui need on pisikesed. Ja siis see kaart nagu sisuliselt kinnitab seda eelmist, et sul on praegu vaja sellega tegeleda, et jääda optimistlikuks. Ja optimism ei tähenda naiivsust, see ei tähenda pimedat naiivsust, et kõik on niigi hästi. No tegelikult ei ole võib-olla, eks ju, aga ta eeldab ka seda, et sa mõtestad lahti, et kui sa mõtled, et miski on hästi, et mis asi see siis on ju. Nii, siis järgmine kaart on number 28. Numbritega siis täpselt sama lugu nagu siin enne, et kas 28 päeva tänasest, 28 nädalat või lihtsalt number 28. Ja on täiskuu ja täiskuu ütleb, et pane oma prioriteedid paika. Ära võta esimest pakkumist vastu, vaid kaalu oma valikuid. Ja kui sa nagu pimesi usud, vaata siin on nagu see täiskuu kaart nagu tuletab sulle meelde, et pimesi pole vaja uskuda. Et kui sa pimesi usud, siis võib juhtuda see, et sind hoopis eksitatakse. Et pimedad inimesed, naiivsed inimesed on reeglina rumalad, selles mõttes, et nad ei saa aru põhjust tagajärgede seostest ja siis on neid lihtne eksitada. Siis number 18. Jällegi 18 päeva, 18 nädalat, lihtsalt number 18 on see, et sa oled õnnesärgis sündinud. Ehk kui sa tegeled headuse ja heldusega, säilitad optimismi ja suhtud kriitiliselt ja ratsionaalselt, emotsionaalselt ratsionaalselt, ehk ei usalda pimesi, eks ju, ei ole naiivne, siis sellisel juhul sa oled õnnesärgis sündinud ja sellisel juhul võib-olla on niisugune hea lohutada, et oleks võinud ka hullemini minna, eks ole. Et aga ei läinud. Et tegelikult see sama headus ja heldus ei jäta sind maha.
kui sa suudad säilitada kriitilise meele, aga kriitiline meel ei tähenda seda, et sa mõtled üle, et sa kritiseerid ja hindad, see ei tähenda seda. Vaid see tähendab seda, et sa intuitiivselt, emotsionaalsel ja hingel tasandil tunned asju ära, tunned ära, kes on kes ja mis on mis. Nii, siis järgmine kaart on selline valge sulekene ja kaart ütleb, et pööra tähelepanu märkidele. Universum saadab sulle väge ja saadab sulle vihje ja võta neid vihjeid kingitusena, vaid sina tead, mis sind nüüd hakkab ees ootama. Ja siis siin on üks selline väikene pardikeste kaart ja see kaart ütleb samamoodi, et märka märke, et märka duaalsust, universum saadab sulle toetavaid sõnumeid inglinumbrite näol, näiteks 222, aga need võivad olla ka mingid muud meisternumbrid. Ja need numbrid on kinnituseks sulle, et sa oled teinud targad otsused. Ehk märka märke. Aitäh sulle grupp number 3, et need on siis need asjad, millega sul on vaja praegu tegeleda, millele on vaja praegu tähelepanu pöörata. Kohtume järgmisel nädalal.